liikmed, head kolleegid, armsad sõbrad, lugupeetud külalised. Te võib-olla ei teagi, võib-olla ainult aimate seda, et me oleme osalised ühes väga maagilises sündmuses. Ma olen teinud märkmeid kõigi nende viite talvepäevade kohta ja saanud aru, et talve kontekstis on alati olnud midagi kõige. Ka nendel kõige soojematel talvedel on olnud talvepäevad, mäletate, härmatise, lume ja miinuskraadidega. Eelmisel aastal tegime me väga vara talvepäevad ja nägite, mis talvest sai. Ja täna külmarekordid. Ja see asi ei ole tegelikult niisama. Siin on oma mõte ja selles mõttes on võib-olla midagi, mis meenutas mulle ühte indiaani suguharu, kelle mehed, naisi sinna muuseas ei võeta, et kelle mehed käivad igal hommikul päikese tõusu eel ühe mäe otsas, teevad oma salajased toimetused ära, sest nad teavad, et kui nad seda ei tee, siis päike ei tõuse. Nüüd, mis mõte on sellel bioloogiaõpetajate talvepäevadel? No, üks selline teaduslikult tõestatud fakt on juba see, et nad toimivad globaalse soojenemise vastaselt. Ja nüüd me jõuamegi teaduse juurde, kui me arutasime selle üle, et mis on selle aasta teema, et meil on olnud niisugune ilus pealkiri, bioloogia arenevad haridusmaastikul või bioloogia õpetamine arenevad haridusmaastikul, siis sellel aastal oli otsuseks, tuleb inimene. Ja siis, kui Illar selle esialgse teate pani, siis ta kirjutas sinna niimoodi, mäletate, mis seal kirjas oli? Õpetaja on ka inimene, oli teadus. Ja siis meile tundus niimoodi, et see ikka ei ole piisavalt ju ilus ja tuleb midagi uhkemalt mõelda ja siis tuli see ilus ladinakeelne lause, cognosce te ipsum, tunne iseennast. Et kes see inimene siis on, et kas ta on loomult loom, kas õpetaja peab õppima, kas õpetajaks õppimisel piisab sellest, kui tunda käitumise ökoloogiat ja kohe olekski edukas õpetaja. Nüüd, kui me mõtleme, et kes on inimene, kes on õpetaja, kas oled see, mida sööd? Kuigi me teame, et viimane 10 on andnud väga palju teadmisi inimese kohta, et genoom on kirja pandud, mitte ainult see nii-öelda sisemine genoom, vaid ka välisgenoom, et ka on kirjeldatud ju tegelikult meie, kuidas siis öelda, meie organismi koloniseerivate mikroobide genoomid. Ja see, keda me nüüd toidame, selliseid mikroobe oma organismis, et see on ka nagu meie otsustada. Et teadlased väidavad koguni, et see, kes meis elavad, või need, kes meis elavad, määravad ära lõpuks ka meie heaolu ja meie meeleolu. Ja tegelikult nende geenide kõrval tekib jällegi see küsimus, et genotüübi ja fenotüübi suhe. Et kunagi mul oli vaja tõestus saada sellele, et kas ma võin endale ühte väljakutset vastu võtta, siis küsisin ühe bioloogi käest, et sa ju tunned mind, et mis sa arvad, ja tema vastas mulle nii, et ma tean sind ainult fenotüübi järgi. Ja siis ma käsin mõtlen huvitav, et isegi targad bioloogid ajavad fenotüübi mõiste segi, et fenotüüp on midagi laiemat ainult, et jah, näolapsi ja muude tunnuste järgi. Aga see, et nüüd kuidagi selle viimasel kümnendil on välja ujunud ka selliseid lõssentismi ja lamarkismiga seotud, kuidas öelda, ilminguid ja ma arvan, et ka nendest saame me täna kuulda. Ja kui nüüd vaadata, et teadus laieneb iga uue avastusega, ütleme siis avatud horisont ja kohe on selline tunne, et me näeme sinna silmapiiri taha. Aga nii kui liikub edasi horisont, nii tulevad uued ja uued küsimused. Ja tegelikult on jätkuvalt vaja neid, kes uuriksid, kes õpiksid maailma tundma. Ja need on ju need, kes istuvad meie ees klassides, et need andekad pead, need võimekad
inimesed tuleksidki ja oleksid need, kes üha uusi põnevaid teadmisi selle maailma kohta avastaksid, et kuidas nüüd seda huvi äratada, et kas paberi, kääride ja liiniga või peame võtma tohutult huvitavad sensorid ja andmekogujad, et lõpuks tegelikult taandub kõik, eks ju, õpetajale ja see, et õpetaja on ka inimene, minu vanaisa küsis mult niimoodi, kui ma ülikooli läksin, mina teadsin, et ma õpin õpetajaks, kuigi bioloogia teaduskonnas või bioloogia osakonnas ja küsis mult nii, et sa õpid kooliõpetajaks, ta ütles kooliõpetajaks, mitte õpetajaks, kes oli õpetaja? Õpetaja oli kirikuõpetaja. Ja nüüd ma üha enam mõtlen niimoodi, et ka meie auliikmete hulgas on ja kindlasti saab olema ka tulevikus selliseid inimesi, kes ongi need õpetajad, et me ei pane sinna seda pedagoogi. Et kes on siis see õpetaja laias mõttes? See, kes vahendab väärtusi. Ja ma arvan, et ükski bioloogia õpetamine ei saa olla hea, tõeliselt hea, siis kui me väärtustele ei mõtle. Ja nüüd tulles jällegi tagasi, et inimene on loom ja ilmselt ka laisloom ja tegelikult saab olla nii lais, kui lubatakse olla või lastakse. Nüüd ESÜ juhatuse mõned liikmed olid sunnitud minema sellisele uhkele koolitusele nagu pedagoogide võrgustiku arendamise koolitus ja seal sunniti meil sõnastama oma organisatsiooni väärtusi. Ja meie siis kolmekesi olime, tookord olid Aiki ja Eevi ja mina, istusime ka seal ja hakkasime sõnastama, siis tulid, mis on väärtused, et koostöö, siis tuli aitamine, mis meil oli, usaldus ja siis ütlesid meie targad koolitajad ütlesid niimoodi, et aga pange ikka midagi sellist ka sinna, mis näitab, et võt teie võrgustik just on. Ja siis meil tulid ka sellised, et bioloogiline mitmekesisus ja siis tulid, et teaduslik maailmapilt. Aga siis tundus, et see on kuidagi nii igav ja siis me istusime ja panime kirja järgmised. Ja see esimene lause, esimene väärtus on selline. Ja te võite mõelda 2 päeva jooksul, täna õhtul me rääksime veel nendest asjadest ja ka kindlasti tulevikus. Esimene väärtus saime kirja niimoodi. Imeline inimene imelises looduses. Teine. Teadus on tee tõe juurde. Ja 3. jagades saab rikkamaks. Ja ma usun, et väga hästi sobivad need väärtused ka meie talvepäevade jaoks, millel on väga suur globaalne tähtsus. Kuulutan avatuks talvepäevad.